No tere taas, sõbrad. Täna on selline lugu, et oleme tulnud kolmekesti jõekat püüdma. Maikel, Kaarel ja mina. Algselt oli tegelikult plaan minna paadiga merele, aga kahjuks olud on täna sellised, et mere peal on väga keeruline täna püüda, et kohati on väga tugev tuul ja selget vett tõenäoliselt merest täna nagu ei leiaks. Nii et tegime kiired plaanimuutused ja mina, Maikel ja Kaarel siis kolmekesti tulime jõe peale. Oleme siin 10 minutit püüdnud. Hetkel pole midagi toimunud. Õnneks ei tulnud esimese viskega kohe kala. Aga mis siin ikka? Proovime ja vaatame siis, mis täna saab, et ostsin siis uued kahtlamissaapad. Mingi Vision kummi äkki või? Jah. Nii et tuttuvad saapad jalas tunduvad hetkel mugavad. Kui hästi nad ka vastu peavad, seda ma ei oska öelda. Ja kahtlamispüksid tellisin ka. Kõige odavamad, mis ma seni üldse ostnud olen. Välja arvatud siis kummikahlakad. Riidest kahtlamispüksid mingi Hydro Patriot, Hydro X Waders, et 119 €. Üli soodne hind, et kas nad ka vastu peavad, mul ei ole halli aimugi. Aga need veel jäid tulemata, nii et tulid ennem saapad ära. Praegu on tegelikult miinuskraadid, kell on umbes 8:30, hakkab saama. Väljas on -1, -2. Paari tunni pärast peaks minema ikkagi +1, +2 kraadi, nii et keerulised olud, aga mis siin ikka, proovime ja võtame sellest kehvast ilmast viimast. No ilm on ikka praegu küll väga karm, et tuleb lund. Korralik tuul on. Nagu rets. Ma ei kujuta ette, mis me sellise ilmasega seal mere peal teinud oleks. Esimese korraga haaras mööda. Tegelikult? Opa! Maiklil ilus kala. Näid. Opa! 43-4 või? Noh, kuule. Hästi. Oli õiges. Kaarel, tere, ütle tere. Tere. Pole ammu näinud inimesi. Tundub siuke mingi. Just ütlesin minut aega tagasi, et tead, Maikel, mul tuli siit kunagi 49-na siit samast kohast. Täiesti kaldest võttis. Mul oli ka kusjuures, jumal ilusad täpid. Ilus kollane. See on nii paks ja... Või noh? Korralik. Korralik, jah? Mõnus. Ütleme nii, et paras. Tahad viskan? Mine astu, jah? Tahad viskan mõõdulindi peale või? Mul on olemas. Mingi püüdmine, mis seal ikka. Ma arvan, et ma võtan ta kaasa ka. Tädile lapse hoidmisest kala. No täpselt, väga ilus kala. 40+ jah, peaks olema selline. Näe, tuli ära ka. Ma võin teha kiire mõõtmisega, kui sa tahad. Mul on kohe võtta. Anna. Jah. Filmiga. No siin ei ole vaja kätt ka märjaks teha, ta tuleb kaasa. Jah. Nii, teeme mõõtmise. 0 on siin. 41. Okei. 41 sendine. Ma ei ole nii ammu ilusat kala näinud, arvasin. Väga ilus, nii ilus kollane, vaata siin on keegi puremas ka käinud teda. Hästi, Maikel, veel kord. Tuli ära, tasus tulla, me oleme pool tundi püüdnud, mis natuke rohkem või? Pool tunnikest. Nii, Maike, väiksed pildid ka. Nii, oli minul ka esimene võtt. Siuke 30 sendine. Oli sekund otsas. Ta oli sekund otsas ka. Käis või? No nii, tundub, et leidsime koha, kus mõned kalad on. Aga siin on vool ka hea aeglane ja opa, ei kurja! See oli juba suurem. Täiesti lõpp, mis toimub. Kurja küll, see oli suurem, siit samast eest võttis. Ja ei jää otsa.
Ai kurja. Siin kuskil lõigul neile meeldib olla, mul on siuke tunne. Kaks võttu saanud nüüd. Ma oleks vette kukkunud. Tegelt. Või no ma olin vees ja ma oleks vees külili kukkunud. Siit on tulnud 2 kala võttu. Üks oli vähe korralikum. Aga ma pakuks, et ka mitte mõõdus. Ei tule enam, näe. Ja sellel oli ka sakutamine. Kaarlil. Jälle võttis, jah? Väike järel. Mis ta ütles? Ma ei kuulnud. Oi, viidu. Üle, jah? Oi, sealt. Aga ta on nagu... Ei no äge, siin on nüüd toimunud nii, et vähe ei ole. 4 võttu. Midagi nagu oli siin keskel. Oi, kui suur! Mine pekki! Oi, kui suur see oli! Täitsa pani korraks landile tõksu. Väga ilus suur kala. Väga ilus suur kala siin kuskil samas. Noi. Teist korda. Mis toimub? Ja nüüd ma ei tea, kas ta sai. No jaa. Täitsa lõpp. Ilus suur kala oli. Ilus suur kala oli. Mida pekki nagu 2 korda? Jälle. Ta tunneb huvi, aga ta ei võta ära otsustavalt. Jälle käis näitamas ennast. Ilus suur külg. 40+ kala kindlasti. Mis ma panema pean? Ja ei käinud. Nüüd ei käinud näitamas. No thanks. No oli otsas, jah? No nii. Ei, see on väike kala ka. 30 sendine. Lõpuks ometi. Ka käsi valge. Nii. Teeme käe märjaks. Jah, siuke 30 sendine. Ei ole väsinud ka. Noh. Väsi ära nüüd, kuule. Nii. Isegi väiksem kui 30 senti vist. Nii, saame ta lihtsalt avastatud. Nii. Jah, 25 läks. Nii, nüüd hakkas meil jäävihma sadama, et kui täna terve püügipäeva vältel põhimõtteliselt on sadanud lund, siis nüüd tuleb jäävihma. Lõpetasime nüüd päris pika lõigu ja läheme siis tagasi sinna kohta, kus oli suure kala võtud ja... Nii väike eri. Lähme sinna. Lähme sinna, kus olid mitu kalavõttu. Kaarlil, minul, ainukesena, kellel ei olnud võtta, oli Maiklil. Ja poisid teevad lollusi siin. Ühesõnaga, lähme proovime, kas see kala passib veel seal või mitte.
seal, kus sul lant on. Nägin kala külje ära, ilus kala oli. Jalgadega sinna, selge hästi. Ossa kurja. Sellise asja tegid või? No sa oledki ikka õpsi, sa peaks ära tegema. Kahe jalaga. Sa tegid päriselt või? Kahe jalaga, kahe jala peale. Nii pikad jalad sa astud üle. Täitsa kindlalt, kindlalt mehed. Nii, otsustasime, et tõmbame päevale joone alla. Michael sai siis ühe 41 sentimeetrise ilusa jõeka. Kohe suht, jah, püügipäeva alguses siuke pool tundi olime püüdnud võib-olla umbes niimoodi. Ja siis oli meil kõigil oli veel võtte. Ja üks ilus kala käis 3 korda võtmas. Ja ei võtnud ära, noh. Ja pärast tagasi teel jääme seal samas kohas seisma ja Michael sai siis liitsi peale ka mingi suurema kala võtu, et täpselt samas kohas tõenäoliselt oli sama kala, ma arvan. Aga jah, et lõpetame suhteliselt varakult ära. Kahju ikkagi, et täna mere peale ei saanud, aga mere peale minek on 18. aprill. Loodame, et siis on parem ilm ka ja saab minna. Et täna ei tasunud lihtsalt ära see asi. Aga võt nii, me nüüd siis matkame siin ilusti autodeni ja siis koju ära. Michael, Kaarel, lehva. No nii. Nende meestega just tihti koos kalale ei satu. Aga mõned korrad aastas ikka. Nii, like ja subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau! Nii, väike söök. Preemia. Väike preemia, jah? No nii, teeme lahti, vaatame siin. Opa, Chipotle. Väike reklaam meile. Väike reklaam pizzakeoskile. Ühesõnaga, ma veel mõtlen, kas ma lähen edasi kalale või mitte. Võib-olla kui selle pitsa sisse söön, selle väikse pitsa, siis päss peale või? Tuleb päss peale ja koju tuttu, aga vaatame.